Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Tähendab, et erakoolide 400 ma tahtsin öelda vist, kas ma ütlesin 4000, mul mingi kuskil kuulmis või oma kuulmismälu, ma pidasin silmas jah, et 400 eurot ja siis vastavalt jah, nulliga eksisin kogemata, palun vabandust. Märt Sultsile palun uus aeg. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Tähendab, et erakoolide rahastamine tagaks nagu õpetajate palgatõusu ja haridusse raha sissevoolu. Kui suur raha väljavool on Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud Innovel ja Rajaleidjal? Tähendab, et Innovel riigieksamid üks osakond, mis teeb, on absoluutselt mõttetu osakond, et kui suur raha kulu on Teadus- ja Haridusministeeriumi Innove ja Rajaleidja ülevalpidamisele ja kas need on võrreldavad erakoolidest saadava tuluga? Aitäh. Aitäh, ma ei saaks neid kuidagi võrrelda. Innove iseenesest on olnud suuresti konsolideerimisprojekt, et seal on erinevaid funktsioone koondatud ja pakutakse ühtlasemalt, sealhulgas siis näiteks Rajaleidja teenus, mida me kindlasti igasse maakonda ega igasse kooli ei ole suutelised tekitama, neid siis pakutakse maakondlikul tasemel ja vastavalt hädavajadusele ökonoomsemalt, ka spetsialiste kasutatakse sedapidi ökonoomsemalt, mitte et see süsteem oleks meil ka tsentraalsemal kujul täiuslikult toimiks, et ongi ressursid väiksed, ongi spetsialiste vähe ja ongi kasvavad vajadused, aga neid asju kindlasti ei saa võrrelda, et seal on Innoves on ka teisi ridu, näiteks koolitused, mida on ökonoomsem pakkuda tsentraalselt, kui siis siduda iga konkreetse õpetaja palgarahaga, et see ei ole juhuslik valik selline Innove, et ma kunagi olin ka eemalt vaadates kriitiline selle sihtasutuse suhtes, ma olen leidnud sealt hulga plusse. Aga ka Innovele saab osaks meie siis koondamisülesanne, et ministeeriumid, Innoved, kõiki koheldatakse, nende arvel me siis neid riiklikke kokkuleppeid või valitsuse kokkuleppeid ka siis täidame, et inimesi jääb vähemaks meil ühiskonnas ja riigisektoris ei saa neid kogu aeg juurde tulla, et on konkreetne kärpeülesanne, mille nad on teatavaks ja omaks võtnud, kindlasti mitte suure õnnega, aga mõistmisega. Aitäh.